Tervist! Tervist! Kõigepealt tahaks õnnitleda, et 25 aastat ERR-is Saaremaa uudiste korrespondent. Et minu suur lugupidamine ja kiitus, et väga kihvt. Ma tänan selle eest ja ma tunnen ennast natuke sellises mittetraditsioonilises olukorras, et me oleme tavaliselt teistpidi, see istumine ja küsimine on olnud. Jah, nii ta on, et õnneks aasta algus ongi selle jaoks, et teha uusi algusi ja ma ei ütle, et uusi traditsioone algatada, aga teha vahel asju teistmoodi. Tõepoolest oligi, et miks ma tahtsin seda teha, oli sellepärast just, et ka mina ei tea ja kindlasti ka enamik saarlasi tegelikult ju ei tea. Üks oli see, et sa 25 aastat seda tööd teinud ja teine asi see, et võib-olla oleks küsimus küsida, et kuidas sa üldse sattusid siia töö peale? No võt, see oligi kõik 25 aastat tagasi. Pisut enam, vist 27 või 28 aastat tagasi ju loodi Saaremaale korrespondentpunkt Eesti Televisiooni poolt ja tegelikult ma olen seda ka rääkinud, ma kandideerisin ka tookord sinna, aga siis nagu ei läinud nii ja siis kui see korrespondentpunkt, kus siis töötasid Urve Tiidu, Saarelaine, Tõnu Veldre ja Tauno Peit, 4 inimest oli tookord tööl ja Tauno Peit läks juba siis kõrgemale levelile, läks Tallinnasse operaatoriks, siis vabanes monteerija koht. Ja monteerija oli siis tookord selline amet või töö, kus siis 2 suure sellise Betamakiga siis lõigati neid erinevaid uudiseid kokku, mis tehti. Terve tuba oli seda tehnikaid täis. Praegu tehakse see kõik ühes väikses arvutis ära. Ja siis ma kandideerisin ja siis ma sinna sain. Ma ei tea, kes selle valiku tegi või kes see otsustas. Ja hakkasin monteerima, siis mingil hetkel proovisin juba seda suurt kaamerat. Ja siis tulid vist Eesti Televisioonis, siis ei olnud veel Rahvusringhääling, tulid rasked ajad, siis koondati, ma jäin üksinda sinna. Ja siis tuligi nii, et tuli hakata nagu ise neid uudiseid ka tegema. Ja täiesti ise enda oma peaga, peale esimest uudist, ma olen seda ka juba rääkinud, oli kunsti näituse uudis, kirjutasin seda 2 päeva, sest see valdkond on see, millest ma eriti kursis ei ole. Ja siis öeldi, et teinekord proovi natuke niimoodi või ütle seda umbes niimoodi ja nii ta läks ja ma olengi selline ise õppija tegelikult olnud kõik asju, ise katsetada, õppida ja siis vaadata. Ja. Aga kas sa tead, miks just sina jäid alles, kui sa ütlesid, siin oli alguse 4 töötajat oli koos sinuga? Seda ma ei tea, seda ma ei tea, miks nii otsustati. Esimene lugu oli siis kunstistuudio? Jaa, esimene lugu, mis ma päris loona tegin, kui ma üksinda oligi kunsti näituse lugu Rae galeriis. Ma olen seda ise pärast kuulanud ka, ega praegu ei tahaks vaadata. Aga täna sa teed nii raadiosse kui ka telesse, kas see on algus peale niimoodi olnud või algus oli raadiol eraldi? Raadio oli algus eraldi, jah. Varasemalt on ikka tele olnud, aga siis kui see ühinemine oli, siis korrespondentpunktist. Muideks ma arvan seda, et mina olin üldse üks esimesi, kes üksinda hakkaski tööd tegema, sest varasematel olid ikkagi operaator ja siis nii-öelda toimetajad. Kondil oli ja siis oli seal Ida-Virumaal Kaškovil ja Pärnus ja Tartus. Et ma olingi üks esimene, kes hakkas üksinda tegema. Kumb sa rohkem teinud? Raadiolugusi või telelugusi? Ikka telele. Mulle on raadiost öeldud ka, et sa rohkem nagu see on telemees. Ma olen ju ise naljatades öelnud, et ma olen ju diplomeeritud nii-öelda fotograaf, et võib-olla seda silma nagu on rohkem, et see kõik muu tuleb nagu lihtsalt juurde. Võib-olla küsis teistpidi, et sinu lood on niisuguse knifiga või natuke teistmoodi lood seal AK-s enamasti on niisugune hästi tõsi ajakirjanduslikud, enamasti sinu lugusi on niisugused nagu heatahtlikud pigem ja headusvõtmed, ei ole ärapanemist ega halvustamist. Et just sellest vaatest, kas ise nagu oled teadlikult hoidnud seda joont, et või sul ongi saarlaslik huumor on sees, et elu ei ole nii must ja valge, nii tõsine. Ma arvan, et võib-olla see on ka see, et ega siit ei ole ju sellist väga midagi sellist karmi ja tõsist ja poliitilist teha, et eks siin ongi natuke vaiksem ja natuke teistmoodi kui uudist teha, kui mingit Toompea Riigikogu uudist või midagi sellist. Aga ma olen ise ka mõelnud seda, et vaata saab ju alati 2 moodi, kui ma tulen sulle hommikul näiteks koridoril vastu, ma sinatan sind. Ütlen sulle, tere Mikk, kuidas läheb, tore päev on. Või kui ma tulen sust, lähen mööda, tere Mikk.
ja sammu nii edasi. Ehk et fakt jääb ju faktiks, ma teretasin sind, on ju, aga lihtsalt see laad, et kuidas seda kõike teha, on ju, et noh, ma arvan seda, et saab nii ja naa, ja kui sa ütled selle põhisõnumi ära, kas või natuke läbi huumori võtme, kas või natukene mingit vihjed seal juurde, et ei pea olema alati nii akadeemiline. Ja noh, uudise puhul on ka ju tähtis see ikkagi, et algus ja lõpp on kõige tähtsam. Et kuidas sa alustad, et su uudist hakatakse kuulama ja see lõpus, noh, ma olen seda kasutanud võib-olla teinekord, et kui midagi ütled, on ju, mis jääb meelde, mis võib-olla toob siis natuke väikese emotsiooni sisse, siis jääbki sulle kummuti, mis jääbki sulle meelde. Ma arvan seda. Ma kujutan ette, et nende uudiste käigus, noh, sa oled teinud sadu ja tuhandeid lugusid Saaremaalt. Et kas on mingi koht või uudis, mis on eriti nagu meelde jäänud? Kindlasti on vedanud sind siukestes kohtades, kus tavainimene üldse ei kujuta ettegi, et meil on Saaremaal mingid siuksed kohad. Ma kõigepealt selles suhtes sadu, ma huvi poolest enne meie seda praegust kohtumist lugesin üle mu eelmise aasta töö tulemused, nii-öelda vaatasin arvutist. Ma olin eelmisel aastal tootnud 232 nii-öelda tükki. See sisaldab siis teleuudiseid, see sisaldab raadiouudiseid, erinevad sellised intervjuus, Vox Populi intervjuusid, aga 232 tükki, jah. Aga kui sa küsid seda, et noh, kus ma siis nüüd ka selles suhtes sattunud olen, noh, mis siin Saaremaal, kus siin ikka väga sattud on, üks margantsemaid asju, mis mul tuleb meelde, on päris algusaastatest, kui Kuressaares olid veel lennupäevad ja siis need 2 tiivalised lennukitega viidi langevarjurid ülesse ja sealt nad hüppasid alla. Ja noh, ma sain ka siis oli see suur kaamera 12,5 kilo, sellega ka sinna peale, noh, keris üles see lennuk kogu aeg seal ja siis tuli see aeg, kui nüüd langevarjud nagu välja hüppasid, on ju. Ja läksidki kõik supp sealt välja ja see uks, lennuki uks jäi lahti. Ja mina olin seal kuskil kõrval ja siis ma ei teadnud, on sealt hüppas ja kas ma nüüd hoian seda, ma ei tea, kui kallis see kaamera oli, 100 000 krooni või. Hoian seda või hoian endast pulss kinni. Ja siis mingil hetkel tuli see piloot sealt teest supp, pani selle ukse kinni. Aga see oli küll selline moment, et kõrgus ei ole mu kõige tugevam koht, on ju, et vaatad seda maad sealt läbi avatud ukse. Ma julgustan, et tasub ka all hüpata. Ma olen sealt samast lennukest all hüppanud, millest sa rääkisid, et väga kihvt, eriti Saaremaal see vaade, mis sealt ülevalt on, et see on tõesti nagu väga äge. Mul tuleb üks asi praegu veel meelde, mingi eriline olukord, et ükskord olen ma pannud ka Ruhnu laeva enda järgi ootama. Vabandust, mitte Ruhnu, Abruka. Ma ei mäleta enam, mis selle point oli või mis selle Abrukale läksin ja laevas juba kõik peaaegu kohal. Igaks juhuks vaatan kaameras, mälukaarti pole kaasa. No siis tuli natukene kiirust ületada ja kiirust ära käia laev ootas ja me oleme õhtud. Õnneks see nii palju aastat tagasi, et see on aegunud juba. Jaa, see on aegunud. Aga räägides tehnikast, enne ütles, et see 100 000 pluss 2,5 kilone kaamera õla peale, et sul on ka paar kassetti siin kaasas, et kuidas on see tehnika aja jooksul tegelikult muutunud, see on täiesti ulme ju, mis on selle 25 aasta jooksul toimunud. Jah, noh, elementaarne näide on võib-olla see, et kunagi seesama 12,5 kilone kaamera kasutaks salvestuseks sellist kassetti, siin mahtus 30 minutit nii-öelda videot peale ja nüüd praegu siis ongi ainult seesama mälukaart. Et siia läheb, ma ei tea, mitu tundi olenevalt sellest. Ja kunagine arhiiv oli siis nii, et olid sellised lihtsalt samasugune kassett, aga natuke suurem. Siia läks, need olid vist tunnised kassetid ja osa olid vist 1,5 tunnised materjali ja no nüüd on sellised 5 terabaidised kevakettad on ja kus on salvestus, et noh, see tehnika on muidugi hüppe olnud ja ütleme kogu see kaamera ja ka noh, telefoniga saab ju ka praegu teha nii uudist, nii et. Ja no mõtlengi see, et vanasti ikka sisult oli vaja ju saatepussi, et sa teha AK laivi, sest täna mäletan siin elektrikriisi ajal panime telefoni keskväljakule püsti ja olimegi üle Eesti igas kodus põhimõtteliselt. Et selles suhtes on ikka väga hull areng on ikka olnud jah. See on nii jah. Aga kas aja jooksul ka mingid teemade valdkond on, mis on nagu rohkem hakanud nagu muutunud, fookus on kus ära läinud, vanasti rohkem majanduse peal, mis iganes, et kus täna nagu või on ikkagi teemad on ikka läbi aastate sisuliselt samad? Ma arvan küll seda selles mõttes, et teemad on ju kõik seotud ikkagi Saaremaaga, et oleneb siis
kas on suvised kultuuriteemad, talvised külmad lumed, mis iganes. Et see uudis on ikkagi uudis, objektiivne, hetkeline selles hetkes, mis on antud hetkel päevakorras, et ega ma ei ütleks, et siin ei ole meil ju siin väga selliseid poliitilisi intriige olnud, sellised, mis nüüd sellise üle-eestilise künnise ületaks, on ju. Et ja eks uudised tuleb vastavalt sellele, kuidas vald toodab, kuidas inimesed mis teevad ja kõik sellest, et mulle see uudiste välja imemine, see ei meeldi ja seda on kole ekraanilt vaadata küll. Aga oled sa seda tähele pannud, kas inimesed on nagu aja jooksul selles vaates muutunud, kas intervjuus on nüüd täna lihtsam saada või raskem saada, kas inimesed on rohkem avatumad, vastupidi? Ma arvan seda, et võib-olla on ka siin on kaks asja võib-olla. Et on endal tulnud selline kogemus, et kuidas nagu inimesele läheneda. Et selleks on ka omad nii-öelda taktikalised nipid, et kuidas, et keegi ütleks sulle ei on ja et kuidas sa suudad ta, kas on vaja ära rääkida või teinekord ei ole vajagi rääkida, et on ka nõus. Ja teine asi on see ka usaldus. Et kui on usaldus näiteks siis minu vastu, kes tuleb küsima, siis ka räägitakse. Muidugi jah, on olnud aegu, kus mind on lubatud ka põlema panna ja pikalt saadetud, aga need on aastate tagused ajad ja viimastel aastatel ei ole sellised markantsed juhtumid olnud. See on seesama see usalduse krediit, et kui sul kindlasti räägitakse oluliselt rohkem, kui see, mis ekraanile jõuab päeva. Kindlasti jah, ja see on ka midagi ei ole teha, mina olen selline, et kui on öeldud, et kui me oleme rääkinud omavahel, siis see jääb ka omavahel, et sellist kuritarvitamist ei saa ja seda lihtsalt ei saa olla, sa tead, et sa järgmine kord on uks kinni, kui sa lähed. Täpselt, aga võib-olla küsiks lõpetuseks seda, kas on mõni lugu või mõni valdkond, mis on sellise unistuste lugu, et millest tahaks kangesti veel teha või siis on mõni unistus, mis on veel realiseerimata just teleekraani vaatest? Ohoo, vot ma ei tea. Kuningannat olen intervjueerinud, president olen intervjueerinud, ma ei tea, kui ma arvan, et siin ei tasu uudiste puhul ei tasu unistada, need tulevad ise kätte, et nagu ma ütlen, et uudised on sellised, mis on ju hetkelised ja iial ei tea, kus võin homme olla, kellega võin homme rääkida, nii et pigem selliseid, seda temaatikat võib-olla oleks jah. Aga sa oled teinud ka ju filme, sellest vaates või mingi dokumentaalfilme siin erinevalt Saaremaa asjadest just nimelt. On sul seal mõni siuke valdkond, kus on, või on sul midagi täna tules, millest keegi tea veel? Jah, vaata, ma ei tea, selle kohta öeldakse, et kas need on õnnelikud inimesed või õnnetud inimesed, kellel see töö ja hobi on nagu üks ja sama, et tõesti. Ma olen teinud filme ja muidugi mul on mitu asja siin poolel, aga ma ei kaaguta enne kui muna käes, et aga mis on minu selline, kuidas ma ütlen siis võib-olla selline mõte või soov, et jäädvustada neid inimesi veel, kes meie hulgas praegu on, kes teavad nendest vanadest, mitte vanadest aegadest, kõik sellest, mis ka 20 aastat tagasi. Et üks asi on see, kui kirjutavad memuaari, raamatud on ja ka kui need inimesed räägivad oma lugusid, oma näoga, oma emotsiooniga kusagil ekraanil, mis jääb ka tulevastele põlvkondadele. Ma arvan, et see on väärtus ja see mulle meeldib ja mul on paraku selles mõttes väga kurvad nagu kogemused iseenda suhtes peaks natukene tutistama, et mul on mitmed inimesed olnud see, kellega ma tahan rääkida ja praegu need enam ei ole. Et lihtsalt ei jõua, kes lähevadki oma nende juttudega ära, et see on selline, ma ei taha öelda missioon, see on nagu liiga üldis või liiga suur sõna, aga selline minu mõte ja tegemise. Uuesti lubadus, mitu inimest? Jah, uuesti lubadus, mitu inimest. Ma arvan, et 10 teen ikka selle aastal ära. Aga igal juhul suur tänu, ma soovin edu, et järgmine 25 aastat ka Saaremaa lugus samamoodi näidatakse, kui televisioon kestab. Millal kestab? Ma arvan, et televisioon kestab. Igal juhul suured tänud ja... Aitäh! Süüa jätkub? Ikka jätkub jah.
Kartulis on keldris küll, aga kalast on puudus. Meri on ju 300 meetri kaugusel. Ma pole veel näinud, et mere ääres kalu oleks, on need ikka meres. Ja teate, kui valus on vihk, kui tuul puhub 29 meetrit sekundis.